Valikvastustega küsimuste lisamine testi. Kui meil juba test on loodud, avame selle ja testi küsimuste lisamiseks peame me vajutama muuda testi nuppule, mida näeb samamoodi ka siin vasakul pool seadistuste plokis. See on täpselt sama asi. Muuda testi. Ja nüüd hetkel meil ei ole testis ühtegi küsimust. Küsimuste lisamiseks liigume paremale ja vajutame lisaküsimus. Mitmikvalik ehk valikvastustega küsimus ongi kõige populaarsem ja järjekorras esimene variant. Märgistame selle ära ja vajutame lisa. Kõigepealt tuleb küsimusele anda pealkiri, teema või nimi, mis ei ole küsimus ise. Näiteks, mis valdkonda kuulub antud küsimus. Nüüd edasi tuleb sõnastada küsimus, küsimuse tekst. Liigume allapoole. Vaikimisi hinne tähendab punktide arvu, mis on võimalik saada õige vastuse variandi valimisel. Kui on vastuse variante mitu, mis on õiged, siis võib olla ka see punktide arv olla suurem. Siin allpool, kus on üks või mitu vastust, saamegi määrata, kas tuleb üks õige vastuse variant või lubatud on mitu. Hetkel katsetame ühe vastuse variandiga. Valikud tähistatakse siis tähtedega ABC. Esimene vastuse variant tuleb sisestada väljale valik 1. Pange tähele, et siin võivad olla ka lingid, pildid, videod, helisalvestised ja muud meediaelemendid, et ei pea olema alati tekst. Kui tegemist on vale vastuse variandiga, siis hindeks jääb siin puudub. Ja tagasisisestamine on vabatahtlik, kui soovite, võite seda teha. Järgmine valiku variant näiteks on õige ja siis me peame sisestama siia väärtuse 100%, kuna tegemist on ainuõige vastuse variandiga selles küsimuses. Selle tulemus on siis 100%, kui õppija selle valib. Tagasisideks võime kirjutada tubli õige vastus. Me saame siia ka rohkem teksti sisestada, põhjendada, miks see vastus on õige ja nii edasi ja täpselt samamoodi ka vale vastuse puhul. Lisame veel paar vastuse varianti. See on vale. See on ka vale, ehk siis hindeks jääb siin puudub. Ja ongi meil küsimus loodud. Salvestame muudatused. Ja küsimus tekkis siia testi samamoodi. Kui te soovite küsimust eelvaadelda, ehk siis vaadata, kuidas ta õppijale välja näeb, siis paremal pool on selline luubikujuline märk. Ja sellele klõpsates näeme me, et küsimus näeb välja selline. Kui te tahate seda katsetada, et siis on ka see võimalik, aga te peate siis need tagasiside variandid muutma natuke, et te näeksite kohe tagasisidet. Kui te soovite küsimust muuta, siis küsimuse juures on näha hammasrattakujuline ikoon, millele klõpsates saame me küsimuse juurde tagasi ja näiteks parandada selle kirjavea ära ja siis uuesti salvestada. Küsimust saab ka kustutada, kustuta nupp asub paremal pool. Lisame veel ühe küsimuse, millel on mitu õiget vastuse varianti. Samamoodi valime lisaküsimus, mitmikvalik ja lisa. Kõigepealt jällegi nimi. Ja siis tekst. Nüüd saab valida mitu vastuse varianti, mis on õiget. Võib suurendada vastavalt sellele ka maksimaalsete punktide arvu selle küsimuse eest. Üks või mitu vastust, siin peame me märgistama lubatud mitu õiget vastust
ja edasi hakkame sisestama vastuse variante. Nii, kask. Oletame, et meil tuleb 3 õiget vastuse varianti ja 2 vale varianti. Nüüd, kuna me ei saa anda 100% ühele variandile, sest neid on kokku 3 ja kokku peavad nad saama 100% siis õigete vastuste eest, siis me peame jagama 100% õigete vastuse variantide arvuga. Meie juhtumis on selliseid 3, ehk siis 100 jagatud 3-ga on 33,333. Ja niimoodi määrame me igale õigele vastuse variandile hindeks sama väärtuse. Kui teil on neid 2 või 4 või 5, siis peate 100 jagama vastavalt siis 2, 4 või 5-ga. Nüüd õige on määratud ja valedele tuleb ka määrata väärtus, mis ei ole küll, mis ei tohi olla, puudub. Just sellepärast, et kui õppija juhuslikult märgistab ära kõik, kas juhuslikult või tahtlikult, kõik vastuse variandid, siis saab ta oma 100% kokku, sest nende seas on ka 3 õiget ja see annab talle automaatselt õige vastuse, mis ei oleks eesmärk. Seetõttu valitakse valedele vastuse variantidele negatiivne tulemus, protsent, mis on siis vaja teil endal välja mõelda, et kui suurt nii-öelda trahvi soovite te määrata vale vastuse variandi märgistamise puhul. Et see võib olla täpselt sama, ainult et negatiivses väärtuses -33 või see võib olla ka väiksem või suurem. Te ei pea muretsema selle pärast, et läheb miinusväärtustesse üldskoor, punktide arv selle küsimuse eest, muudel ei luba sellel juhtuda. Või kõige negatiivsem tulemus, mis on võimalik saada, on 0. Et miinusväärtusega see kindlasti ei tule. Ja nüüd salvestan muudatused.